Ja nüüd midagi neile, kel soov oma köögiga midagi ette võtta. Eneli, lõid kiiresti ja lihtsate vahenditega enne jõule köögile uue ja värske ilme. Mida ette võtsite? No kõige lihtsam on võtta kasutusele värv. Mina kasutasin värvi leidmiseks, kuna siin ennem oli selline hall köögimööbel ja valged seinad, et siis tõin sisse sellise laimirohelise, kuna seal on väikseid selliseid rohelised detaile, mis nagu sobib väga hästi kokku selle halli tooniga. Ja moonavoorist siis tõin triibulise tapeedi, kasutasin pabertapeeti. Lisaks kasutasin lillepotte uudse tehnoloogiaga ja valgusteid. Oled kasutanud hästi põnevaid klaasvalgusteid. Millega on siin tegu? Siin on tegu klaasikunstnik Kristiina Ustlari loominguga. Üks tema nendest lambijadadest on olemas Tarbekunstimuuseumis. Ta on klaasipuhumistehnikas tehtud ja seda on võimalik lõputult seda jada nagu edasi viia. Et neid pisikesed kuulid on kõik eraldi. Seal on kasutatud sellist aukude tegemise tehnikat. Siin ripuvad üllatusena omapärased tagurpidi lillepotid. Kuidas see lahendus küll töötab? See töötab väga lihtsalt. Neid potte, need on Skyplanteri lillepotid. Neid on olemas erinevaid suurusi, 3 erinevat suurust ja see töötab niimoodi, et neid riputatakse nii lakke. Siin ma olen kasutanud sellist võimalust, et ma olen riputanud nad lihtsalt siinile ja neid saab liigutada ja lisaks sellele, et ma ei ole sinna lillepottidesse pannud nii-öelda lilli, vaid et kuna see on köök, et siis ma olen kasutanud siin maitseaineid, aga nendesse lillepottidesse on loomulikult võimalik erinevaid taimi. Ja nad julgustavad lisaks ise inimestele eksperimenteerida, et milline taim, mismoodi reageerib, kui teda niimoodi pea alaspidi kasvama panna. Kõigepealt siis istutatakse potti taim, kas siis lill või maitsetaim. Seejärel lõigatakse sinna kaitsevõrk on siin peal ja väike auk on sees, et see lõigatakse siis vastava suurusega, kui suurt on vaja seda ava siia ja paigaldatakse ümber taime. Seejärel lisatakse selline gaas ja lükatakse kinni. Tõstetakse pea alaspidi ja nii ta toimibki. Kastmine käib ülevalt ja siin on olemas ka selline reguleerimisnupp, et ei hakkaks alt nagu välja tilkumise vesi. Mida võib muidugi ikkagi ära mainida on see, et ei tasu paigaldada seda lillepotti sellisesse kohta, juhul kui ta tilgub, et rikub alt selle pinna ära, et seda peaks jälgima. Miks valisite köögi aktsendiks just sellise meeleoluka ja triibulise tapeedi? Esiteks värv, mida ma tahtsin halli juurde kasutada just sellist laimirohelist ja kuna köögis on väga palju tegu maitseainete ja selliste värskete asjadega, siis ma leidsin, et see laimiroheline sobib see väga hästi. Kasutasin seda tapeeditriipu horisontaalselt, et luua mingit sellist laiemat ja pikendavat meeleolu või muljet. Ma kasutasin moonavoori tapeete. Selle tapeedi puhul ma võin nagu näiteks tuua selle, et kuna siin köögis on lahendus selline, et seal tapeedi juures ei küpsetata ja seal kuumust ei ole, siis tapeet on selline, mida võib seal kraanikausi juures kasutada, selle tapeediga midagi ei juhtu, et see on vinüültapeet. Lisaks tapeeti on võimalik seinale paigaldada nii, et tehakse liimiga sein kokku, mitte tapeet. Et seda nagu väga lihtne seina panna. Samuti on võimalik seda tapeeti eemaldada ühe tükina seinast. Et see tapeetimine on nagu see väga lihtne. Ma tegelikult kaalusin erinevaid tapeete. Moonavooril oli väga suur valik. Et ma valisin küll sellise tagasihoidlikuma variandi, kuid seal oli selliseid fototapeete, lisaks sellist popkunsti ja ekot. Et igal ühel on võimalik tõesti leida sealt endale sobiv ja oma maitse järgi.